Tartus on natukene kõike. Natukene vanalinna, kõrghooneid, puidust linnaosasid, varemeid, natukene tänavakunsti iga nurga peal. Mõnusaid jõekaldaid, natuke rohkem parke kui linnades tavaliselt ja natuke liiga lahedat atmosfääri vanades tööstuskvartalites. Ja nii on see olnud juba mõnda aega, vähemasti 1632. aastast, kui siia ülikoole rajama hakati. Päeval maailmatasemel teadus ja õhtuti vastupandamatu melu. Tartus on kõik nagu peo peal, 15 minutit jala igale poole, eriti suviti, kui me paneme kesklinnas autotee kinni või siis meie populaarse ühistranspordiga, jalgratastega. Muide, meie rattaringlus ja uued rattateed, rohegaasil bussid ja ainult taastuvenergia kasutamine linnaasutustes on alles esimesed sammud Tartu plaanis saada täielikult kliimaneutraalseks linnaks. Selle kõige sisse oleme mahutanud ideaalsed tingimused suurürituste korraldamiseks. Ligi 3000 voodikohta külalistele erinevates hotellides. Ja saalid nii väikeste kui suuremate ürituste jaoks. Nendes samades hotellides, teatri- ja kontserdisaalides, ülikooli aulates, muuseumides või suisa Raekoja platsil. Ning loomulikult oskame seda kõike ka virtuaalselt ja hübriidselt. Kuigi meile meeldivad külalised koha peal rohkem. Just seepärast pingutasime kõvasti, et olla 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn. Ja Tartusse jõuda on päris lihtne. Lihtsalt viimane väike jupp lennukiga Helsingist, rongiga Tallinnast või bussiga Riiast. Kõige suurem mure on hoopis see, et siit on raske lahkuda, sest teha on palju. Nii Tartus kui Lõuna-Eestis. Tervisesport, kultuurielu, imeline loodus, Eesti Rahva Muuseum, tagurpidi majad, lennundusmuuseum ja nii edasi ja nii edasi. Me ootame sind Tartus, heade mõtete linnas. Uuri lisa visittartu.com